Kui kõrgelt kanepit koristada võiks? Kanepit koristame nii kõrgelt, et me kõik seemned kokku saaks koguda ja samas võtame võimalikult vähe varrematerjali koos kiu ja luuga kombaini sisse töötlemiseks. Kui kogu taim näeb välja selline, siis lõikamegi ta nii kõrgelt, kus seemned asetsevad. Ja kui ta on maha lõigatud, siis põllu peale jääb selline peameetrine, umbes 95 sentimeetrit kuni meeter, selline tüü, mis siis koosneb luust ja kiust ja jääbki ta põllu peale kuni kevadeni. Sellepärast, et kevadine koristamine on oluliselt lihtsam kui sellega sügisel tegeleda. Sügisel tegeleda on suhteliselt võimatu, sest ta on maa küljes kõvasti kinni. Teda kuidagi randaalida on keeruline, niita teda ei ole ka hea, sellepärast et kiud kipub niiduaparaati kindlasti põlema panema. Aga kui ta nüüd on talvel siin sellisena ära leotunud, ehk siis seda kutsutaksegi põllul talviseks leotuseks, kus tegelikult kanepi vars mädaneb mullaga kokkupuutepunktist ära, ehk siis siit samast. Ja ta tuleb kevadel ülilihtsasti maa küljest lahti. Ehk siis kui kevadel võtta see sama taim ja seda õrnalt jalaga koksata, siis siin samas on kohe murdumispunkt. Ja meie kevadise koristuse tööriistaks ongi tegelikult kaaruti või vaaluti, millega saame me ühtlase vaalu ja siis sellega kohe panna paki pressiga nelikanti kokku. Materjal, mis põllu peale jääb, koosneb siis luust ja kiust. Kiud on seesama väline kiht ja luu on sisemine osa, mis leotatuna ja kuivatatuna on väga hea materjal näiteks kanepibetooni valmistamiseks. Kanepibetooni valmistatakse siis sellest samast sisemisest osast, mis on kanepiluu. See segatakse lubjaga ja saadakse ehitusplokid. Kiudu, kui ta on siit ilusasti lahti tulnud peale leotusprotsessi, siis saab seda kasutada näiteks tekstiilitööstuses.